täna teeme siis mõned harjutused õlapingete vabastamiseks, õlgade vabastamiseks ja lõpus veel mõned jõuharjutused ka. Kõigepealt alustada hingamisega. Hinga rahulikult nina kaudu sisse ja suu kaudu välja. Võid panna endal käed ka siia roiete peale, ja sa tunned, kuidas roided lähevad külgedele lahti, kui sa hingad sisse. Ja. Tee mõned rahulikud hingamised. Too jälle käed alla külgedele ja siis kalluta lihtsalt oma pead ühele küljele, natuke ka hoia, venita. Too jälle pea keskele ja siis kalluta teisele küljele ja hoia ja venita. Ikka hinga rahulikult. Sa võid käega siit pead natukene toetada ka, et venitus läheks suuremaks ja vastasõlga lükka alla ja seda kätt võid ka siia tahapoole natukene sirutada, et venitus läheks veel natukene suuremaks. Ja siis teisele poole sama. Väljahingatus on hea teha venitust. Teeme kummalegi poole veel 2. Ja viimased. Too jälle pea keskele ja siis vaata paremale küljele ja too alt ringiga pea läbi ja teisele küljele. Jälle alt ringiga. Ja vaata nii kaugele üle õla, kui saad. Ja siis jälle ring. Ja rahulikus tempos. Tunned, et kui sa viid pea siia küljele, et siis venitad siit vastas küljelt. Teeme jälle 2 viimast. Ja viimased kummalegi poole. Siis too pea keskele, vaata otse ja tõmba lõuga sisse. See nagu ma hellitavalt ütlen, siis lõualoti harjutus. Kui lõualott tuleb siin harjutusest, siis on õigesti tehtud. Ja? Nii et sa tunned, et kukla tagant, kaela tagant venib pikemaks ja seal kaela taga on venitus ja siis siin ees on pingutus. Ja natuke ka hoiad ja lõdvestad. Ja veel, tõmbad lõua taha, hoiad ja lõdvestad. Ja veel, lõua taha ja hoiad ja lõdvestad. Ja jälle samamoodi 2 veel. Ja võid isegi sõrmega kaasa aidata, et nagu lükata natukene selle lõuga taha, et sa tunneksid siin taga seda venitust. Aga alguses jah, pigem vähem venit on ju, kui sa tunned siin taga veel valu ka. Et siis alguses ettevaatlikult ja mida rohkem sa harjutust teed, seda tugevamalt sa võid seda pead siia tahapoole tõmmata. Hästi. Siis õlaringid eest ja tagant läbi. Ja tee suured õlaringid ja tee rahulikus tempos. Eest läbi ja tagant läbi. Kudiseb mõnusalt. Ja veel. Ja ikka see rahulik hingamine on ju. Seda ära unusta. Hing ära kinni hoia, kui sa harjutusi teed.
ja teeme jälle 2 viimast. Ja viimane. Ja suured käteringid ka eest läbi ja tagant läbi. Ja veel eest läbi ja tagant läbi. Ja teeme veel mõned. Ja viimane. Vii käed üle pea ja venita veel küljele ka. Natukene külg pikaks. Ja teine külg. Ja tee veel. Jälle venitades hinga välja. Ja viimane siia küljele ka. Siis too käed ette, pane sõrm seangusse ja tee selg hästi kumeraks. Et sa tunned sealt abaluude vahelt venitab. Ja siis vii käed selja taha ja samamoodi sõrm seangusse ja venita siis siit eest rinna eest. Ja jälle käed ette. Ja käed taha. Ja veel. Ja teeme jälle 2. Ja viimased. 1 ette. Ja 1 tahapoole. Natuke rõdvesta, raputa käed. Ja siis mõned jõuharjutused ka, et selleks, et meie õlad ei läheks pingesse, peame me treenima siis oma selja keskosa lihaseid ja selja lailihas, mis on rohkem siin allpool, on ju. Et kui meil on stress ja pinge, siis paratamatult me hakkame neid õlgu ülespoole tõstma, eks. Ja siis ongi need lihased siin ülemine trapetslihas lähevad pingesse, aga pigem lükata õlad alla. Ja üks harjutus, kus sa saad proovida seda õlgade alla lükkamist, pane kannad kokku, jäta varvaste vahel umbes rusikasuurune vahe ja tõsta käed ette. Korraks kehita kõlad ülesse ja siis lükka õlad alla ja kasvad siit kuuklast natuke pikemaks. Ja veel, korraks kehitad õlad ülesse ja siis lükkad alla. Ja nüüd mõtle sellele, et siin käte all on sul kas kapp või midagi, mille peale sa vajutad. Nii et sa tunned, et siit kaenlalt sul lähevad küljed tugevaks. Jälle korraks tõstad käed ülesse ja siis vajutad alla. Ja nüüd hingad sisse ja välja hingates vajutad. Ja pingutus on kaenla all, natukene siin rinnakorvi juures. Ja veel. Ja nii, et sa tunned eda selga, tunned kaenlalt. Tee mõned veel. Teeme jälle 2. Ja viimane. Ja korraks lõdvestad ja raputad. Mine nüüd 4 käpuli. Pane käed õlgade alla ja põlved puusade alla. Ja lase korraks vajuda abaluudel kokku ja siis lükka abaluud lahti. Ja abaluud kokku ja abaluud lahti. Ja sinu ülesanne nüüd hoida seda abaluud lahti asendit, et siin harjutuses sa ei tohi lasta abaluudel vajuda kokku, vaid sa hoiad need abaluud lahti, selline tugev ülaselja asend ja kiigutad ennast natukene ette taha. Ja niiviisi, et abaluud ei vaju sul siia, sa ei vaju nagu siia õlgade vahele, on ju, vaid sa hoiad kogu aeg seda tugevat asendit 4 käpukil ja kiigutad ennast natuke ette taha ja kogu aeg nagu lükkad ennast natukene matist eemale. Nii et sa peaksid tundma jälle seda sama tugevat tunnet siin külgedes ja natukene siin rinnakurvi juures. Nii et sa pingutad juba isegi siin selles 4 käpuli asendis ja hoiad seda tugevat asendit. Ja kui sa tunned, et see on piisav, sa võid teha niiviisi, aga kui sa tahad, et see harjutus läheks sinu jaoks raskemaks, sa võid sirutada 1 jalga ja tuua tagasi, sirutada 2 jalga, tuua tagasi või
tulla ka sirgete kätega planku, kui sa soovid, aga siin on juba raskem hoida seda ülaseljaasendit, on ju. Et kui sa oled plangus, siis sa ei tohi jääda siia niiviisi õlgade vahele, vaid sa lükkad need abaluud lahti ja hoiad seda tugevat asendit siin. Nii et alustada on hea siit 4 käpu küll ja hoiad seda tugevat asendit. Ja sirutad ühe jala taha ja tood tagasi. Sirutad teise ja tood tagasi. Ja sirutad ja tagasi. Ja sirutad ja tee veel mõned. Ja kogu aeg hoia meeles seda, et abaluud on lahti, et sa ei vaju jälle siia abaluude vahele, vaid kogu aeg hoiad seda tugevat ülaselja asendit. Lükkad õlgu ka kõrvadest eemale allapoole, et õlad ei tule siia üles, on ju, ja hoiad seda tugevat asendit. Nii, ja viimaseks kirstordil. Pane varbad vastu matti ja ikka see ülaselja asend on tugev ja tõsta enda põlved matist lahti ainult 2 sentimeetrit, mitte rohkem ja hoia. Hinga rahulikult ja jälle jälgid seda, et ülaselg on tugev ja hoiad. Hoiad nii kaua, kui jaksad, jah? Nii. Siis neid harjutusi võid teha vabalt iga päev või kui tunned, et õlad on pinges, siis jälle tuleta endale meelde, et õlaringid, pea kallutused külgedele ja head harjutamist.